tere! Täna on siis 4. osa minu püüdlusest saada GeoGuessaris Championi. Täna siis üritab tagasi saada Masteri. Viimastes osades ma olen kukkunud, aga siis jah, täna proovime tagasi saada. Ja alustame moving-uga, kuna mul on vaja neid weekly'd teha ikkagi. Ja siis pärast, kui saab Masteri, siis loodetavasti saame ühe NPC-ga teha. Aga nii, vaatame siis, kes tuleb esimeseks vastaseks. Hasbulla, Prantsusmaalt. Väga huvitav, nii. See on Guatemala. Panen kiirelt, äkki te ei tea seda, et see auto... Oota, ma tegin vea. See ei ole Guatemala, see on Ghana. No jah, see on hea algus, hea algus. Ei jah, nii, mis meil siin on? See annab sellist Austria või Saksamaa tunnet, mis see on Saksamaa. Nii, kus kohas on see? Oh, truup. Ma panen siia keskele lihtsalt, ma ei hakka otsima seda. Ja päris piiri lähedal. Siin peab palju häid raunde tulema mulle, nii. See peaks olema Lõuna-Aafrika, kui ma ei eksi. Mis meil siin on? Jep, see peaks olema ilusti Lõuna-Aafrika. Aga Borne ei ole, see on hoopis, mis see on? Botswana. Mis tee siit läheb? A1 läheb Mahaljape, kus on? Mahalapje. Nii, siin kuskil vahel. Milline tee see nüüd on? Me tulime siis ida poolt, nii et siit poolt peaks kuskilt tee tulema. Kas võib see olla? Või on see? Siin tundub olevat nagu üks see veel, nii et edasi läheb isegi. Aga siin ei... Või on see või? Ei. See tundub üsna loogiline. Lähemal ikka. Esimene mäng läheb päris halvasti seni. Loodavasti see round on parem. See peaks olema Prantsusmaa äkki.
vähemalt mulle tundub nii, Aiks T148. Kas siin on selliseid teid? Oi, siin on, aga need on nii väiksed, et neid on raske leida. See tundub nagu rohkem siit kuskil midagi. On meil siin T148. 153. Kas T131? Kuskil siin kandis peaks olema. Ja veel ülevalpool, okei. Aga see on vähemalt mingigi damage talle. Nii. Järgmine on Lõuna-Ameerika riik, tundub mulle, või Ladina-Ameerika üldse. Pigem. Mis siin on ka? Annab sellist Mehhiko tunnet. San Jose ei anna midagi, sest San Jose on reaalselt igas Ladina-Ameerika riigis vist. Vähemalt mulle tundub nii. Aga mis meil siin on? Amazonas. Kas see võib viidata, et see on mingi... Kas... Mis riik see veel on? Kas see võib olla Kolumbia? Panen siia Kolumbia ja see on Ecuador ja see peaks olema GG. Esimene mäng oli päris kurb. Ja loodetavasti läheb nüüd paremaks. Ja uuesti Aspulla vastu. Loodetavasti ma seekord ei tee sama viga alguses, mis ma tegin eelmine mäng. See on huvitav. Rumble Strip. Kas see viitab, et see on... See peaks olema Austraalia. Kuna vasaku käe liiklus tundub olevat pluss, jah. Kõik see maastik ja kõik näeb ka sarnane välja. See võib vabalt olla ka Uus-Meremaa. Ka ma ei teagi nüüd. Hakkab järjest rohkem tekkima tunne, et see on Uus-Meremaa. Ja kui Uus-Meremaa, siis Lõunasaar äkki. Siin ei ole neid poste ka, mis annaksid ära, kumb riik on. Aga see pigem näeb välja nagu New Zealand ehk siis Uus-Meremaa.
ja see on hoopis South Africa, mis on väga huvitav. Seda ma küll ei oodanud. See on loogiline, aga ma ei tea, ma ei mõelnud selle peale. Nii, parema käe liiklus. Need märgid tunduvad, ma ei mäleta mis riik, aga tundub euroopalik. Taimestik kõik ja maastik ka. Mis meil siin sildil kirjas on? Dobrošli. Okay. Selline mingi Sloveenia äkki või? Ma olen Sloveenia. See on Sloveenia. Nii. Järgmine round. Nüüd see tundub rohkem põhjapoolne riik olevat. Ja see on Venemaa, tundub mulle. Aga kus Venemaal see võib olla nüüd? See võib reaalselt ükskõik kus olla, aga see näeb rohkem välja selline Euroopa poolsem Venemaa äkki. Ma paneks siia ülesse kuhugi. Väga riskantne, aga see näeb nii sarnane välja mingi Soome kliimaga ja sarnastega. See oli veel rohkem põhja pool. Ja see on päris hea damage, kuna ta pakkus Serbia. Mis on ka keele poolest üsna okei pakkumine, aga numbrimärgid olid ilma sinise tribuuta, nii et see ei saanud olla. Nii. See on kas Filipiinid või Ladina-Ameerika riik. Ja praegu ma ei oska öelda kumb. Ei tea. Mis see on? Barangay Topta Katok. Filipiinid, jah. Barangay Topak. Panen alumisele saarele. See oli ülemine saar ikka. Õnneks ei ole midagi hullu. Natukene damage'it sain, aga läheb paremini kui eelmine mäng. See peaks olema Bangladesh äkki. Mis keel seal on? See näeb välja nagu India hoopis. Või on Bangladesh? Ma ütleks ikka, et pigem Bangladesh näeb välja. Nii et ma panen siia. Ja see on Bangladesh ilusti.
selle ma ütleks kohe kuhugi, jah, see on Peruu, paneb kiirelt kohe siia. Ei anna aega talle, et leida infot. Äkki ta ei tea, et see post tähendab, et see on Peruu. Ja ta paneb Tšiili, aga ta paneb piisavalt hästi, et see oleks lähemal. See on Taani. Jah. Mis meil siin kirjas on? Havnen Fever. See peaks olema siin kuskil. Kuna jah, see tundub nagu mitte saar. Ja see on põhimõtteliselt saar, aga see on jah. Nii. See on vasakuga liiklus, see on Lõuna-Aafrika. Tahaks öelda, et see on... mis siin kirjas on? Mokosen klinik. Ei ütle mulle midagi. Ma ütleks, et see kuskil siin pool on. Rohkem ma ei tea. Ja ta pakub Brasiilia ja see on GG. Teenin tagasi veits reitingut, aga mitte piisavalt veel. Nii. Mis see järgmine on nüüd? Desvio. Kas see on Portugal? Tundub mulle. Kui vaadata jääb nii. Ja ma ütleks, et see on üsna pigem põhjapoolne Portugal. Mu vastane peaks selle ka ilusti ära tundma. Ja see ongi Portos täitsa. See tuleb Filipiinid. Minu arust. Ma ei hakka andma talle aega, panen Panaisse. Ja see ongi Filipiinid ilusti. Need esimesed raundid on ilma multiplayer'ita, need ei mängi väga suurt rolli, kui just ei ole sellised raundid. See on küll väga huvitav. Kas see on British või Virgin Islandid või? Ai, see on Bermuda ja ta teab. Ma oleks pidanud ka selle ära tundma ikka. Aga, noh, mis seal ikka. See tundub nagu üsna madal kaamera olevat. Aga ma ei tea, see ei ole Šveits ju, see on Itaalia. Itaalia siin põhjaosa üsnagi.
see on Rootsi või Norra või? Norra. Ma eeldan, et see tuleb siia. Vau, see tuli väga palju rohkem põhja. Mis oli mul mõttes, aga ma ei tahtnud riskida sellega. Nii, kas see on Monaco? See on Monaco. See tundub nagu Monaco see äär siit. Kas too ongi see või? Ei tea. On see Monaco? Peaks olema ju Monaco. See on ikka sealpool Monaco ääres. Noh, see on nii väike riik, et see ei tee mitte midagi. Kus need postid enne olid? See on Euroopa kindlasti. Või? See on väga huvitav round. Esimene mõte oli Balkanid. Kas siin autole antenn oli või? Ungari või Bulgaaria tähendab. Kuigi seal ei ole... ma olen... Ja see ei ole kõige hullem pakkumine. Ma panin põhimõtteliselt õigele kõrgusele, aga veidikene panin mööda. Ja see on Venemaa. Ja uuesti. Alkomarket. Kus kohas see Venemaal on? Ma panen Tšeljabinsk. Ja ma olen natukene lähemal. See on Abakani juures. Nii, see näeb välja nagu... Kas see võib olla Iceland või on see Scotland? Panen siia... Ja see oli Iceland. See oli minu lollus. Oleks jällegi pidanud täitsa võidetav oli see mäng. Ja... Teeb veel. Tundub, et täna... Nii, järgmine mäng. Nii, kus see võib olla? On see UK või? Siit on väga raske aru saada. Tundub nagu K-ga lõppev domain, nii et ma panen siia. Võib-olla oleks pidanud veidikene kõrgemale panema, aga ei tohiks kõige hullem olla. Ja võib-olla ta ei tunne üldse riiki.
aga ta tunneb ja hoopis Londonile lähemal oleks pidanud panema. Nii. See näeb välja nagu jällegi Alpid. Üks Alpi riikidest. Aga milline? Nii. Kas see on Austria äkki? Mis meil siin on? Tundub nagu saksa keel. Ja tuleb paneb Innsbrucki lähedale. Näeks logi, jap. Minimaalne damage, aga midagigi. Nii. Mis siin on? Pueblo Viejo. Kus see tuleb nüüd? Kindlasti Ladina-Ameerika. Tienda Pilbia. On see... See peaks olema nagu hispaania keel. Ma ei näe midagi sellist, mis ei oleks päris hispaania keel. Kas see on kilomeetrid tunnis, jah? Isab. Mis siin on? La Carolina. Mis seal on? Pare. Ecuador. Oleks pidanud ikka pakkuma hispaania keelt rääkivat riiki. Okei, Border Patrol. US Customs and Border Control. Nii et see peab olema siis USA ja Mehhiko piiri ääres põhimõtteliselt. Nii et ma eeldan, et see on siin kuskil New Mexico äkki. Või Texas. Üks nendest aladest peaks olema. Ja mulle meeldib mu kes üsnagi. Ja see on hoopis Los Angelesi juures, aga ta pakub Austraalia. Mis põhimõtteliselt kõige muu järgi oleks okei, aga see, et seal oli US Border Patrol, siis ei olnud. Nii. Mis siin on? Noh, lähed. See on Euroopa riik. Ja see... Ma ei oska öelda isegi millegi, ma vaatasin täpselt välja. See peaks olema äkki mingi põhjapoolsem riik peaks olema. Mul on selline tunne. Mis siin kirjas on? /raw. Äkki on Rumeenia siis? See on Rumeenia. Ja seni ma ei ole ühtegi damage'i saanud ise veel. Proovime seda nii hoida. Aga nüüd kui ma seda ütlesin, siis ilmselt nüüd ma saan surma.
ja see täitsa võib sellega ka tulla. Perhinti või? See on küll väga huvitav. Mis riigis on stoppmärk Perhinti? Kas see on mingi Indoneesia või Malaisia? Ma ei saa aru, kuhu poole ma minema peaks. Kas ma olen kinni siin või? Ma olen siit. Oli see kummapoolne liiklus? Ja ma olen ikka kuidagi lähemal. Ma arvasin, et ma olen kaugemal, aga... Oi jah. See näeb... See on... USA vist. Esmapilgul. Kas see on... Reaalses California kandis. Ma olen näinud midagi sarnast seal, aga ma ei tea, kas ma tahan sellega riskida kohe. See märk on küll ameerikalik. Mail 18, jah, ma pakun California. Võib-olla veel rohkem põhja poole, aga ma arvan, et see on päris hea pakkumine. Ja see on hoopis New Mexico. Ta pakkus Hispaania, mis on ka üsna okei, aga keegi. Nii, ja nüüd ühe jõuab veel teha. Flindon. Ja see on, peaks olema araabia keelt rääkiv riik. Mis siin sildi peal kirjas on? Okei. Jordan peaks olema see. Nii. Järjekordne kõrb. See tundub nagu Mehhiko äkki? Playa de Coltopeces. Baja California Sur äkki peaks olema see. Playa de Colote. Ja kuhu poole see jääb? Põhja poole. Kus on Playa de Colote? Kus on de Colote rand? Kas see võib olla siin? Oleks võinud veel rohkem otsida veits. Aga ma jään rahule enda pakkumisega. Okei, see peaks olema... See on veits
raskem. Ma arvan, et see on Argentiina siin kuskil. Ja ma olen lähemal. Ta pakkus Uruguay, mis on ka loogiline pakkumine. Nii. See... Kus ma olen seda teed näinud? Samasugused teed. Kas see oli Bolivia või? Või... Aga siin midagi muud ei... See tundub loogiline pakkumine. Jaa. Ja oligi. Ja see on GG vist. Ja teeb ühe veel lõpetuseks. Bobcat USA-st. See tundub esimesel pilgul Euroopa kindlasti. Nii. Nii, ja see on Oslo peaks olema. Jah. Ja see on Kjovik või Kjövik üldse. Järgmine näeb välja rohkem nagu Saksamaa äkki. Route de la Coste. See on hoopis Prantsusmaa või? Üsna mägine, nii et ma arvan, et see on siin pool kuskil. Hoopis need mäed. Nii. Järgmine on vasaku käe liiklus, Indoneesia. Nii, aga mis saar? Kantorpost. Ma arvan, et see on siin. Aga see on Kalimantanis hoopis. Nii, kas see on Filipiinid? Ei, see on Argentiina. Ja panen Argentiina keskele. Üpris. Ja kuna ma pakkusin nii kiirelt, siis ta ei pruugi õiget riiki panna. Ja vau, ma panin nii lähedale või. Seda ma ei oodanud. Nii. See on
kas on Serbia? Mul tekib selline tunne, et see võib olla väga hästi. Mis teed siin on? On siin või? Kus on? Okei, E75 on võib-olla lihtsam lehita. E70. Kus on E75? Ja miks mul see nii halvasti läheb? E75. Autoput on see üldse. Ja M25. Kuhu see ära kadus nüüd? M23. Niš. See ei ole üldse kas see tuleb siis siia või? M23. See saa olla Bosnia ju. Seal ei ole mitte mingit mallu R201A või? Et see peab ikka siin olema siis. Vist. R203, 202, 201. Ja see läheb siis lääne poole või ei, ida poole, mis oleks loogiline, et see on siin. Kus me alguses olime? Siin on bussipeatus või? On see siin siis või? R201A. See ei ole R201A. See on... ei näe üldse õliga välja. Oli ikkagi seal on 2. Siin ei ole R-i. Nii. Telani Boulevard. See peaks olema... Kas see võib olla natukene prantsusmaalikut postid välja. Aga see on Itaalia, tundub ikkagi. Ma olen üsna rahul enda pakkumisega. Ei anna tal aega, et otsida, aga... Ja see oli ikkagi Prantsusmaa, nii et mul oli alguses õigus.
numbrimärgid olid küll itaalialikud. Nii, kullane numbrimärk. Kas see on Taani? Või Luksemburg? Ma ei oska öelda. Üks kahest see peaks olema. See on pigem Luksemburg. Ja ongi, ja kas on piisav? See ei ole veel piisav. Vasakukäe liiklus. Nii, ja see on vist Uus-Meremaa äkki. Greimauf ja number 6. See peaks küll keegi olema ju. Nii, ja lõpetab siis lõpuks plussis tänase päeva. Mitmes ma nüüd olen? 6474 ja Eestis olen 30. kohal. Mis on päris okei. Tänase päeva lõpuks siis plussi on päris korralikult, mitte väga palju, võiks rohkem olla, aga ma arvan, et arvestades eelmiseid päevi, siis on üsna okei. Aga jah, tänan vaatamast ja head aega!